Minu nimi on Muslim Al-Afghani. Ma olen 19, kui oma kodumaalt sõja pärast põgenesin. Unistan sellest, et sõda lõpeb ja saan koju. Olen Eestis elanud 3 aastat. Kohaliku eluga harjumine oli raske alguses. Ei tundnud kulttuuri ega keelt ja kõik markasid. Minu tumedamad nahavarve hakkan harjuma. Mul on sõbrad ja ma tutan. Olen pagulane ja oma eluga rahul. Varjupaigataotlejad on need, kes tulevad ilusamat elu otsima. Need on sellised inimesed, kes vajavad uut elukohta nagu. Ma nüüd ei ole päris kindel, aga kas need on need, kes peavad riigist lahkuma mingil põhjusel, et neil ei ole töö või elamisluba või midagi siukest? Pagulased olid sundkorras minejad tol ajal. Mingisugune häda kukla peal, kohalik häda nii-öelda, et tahavad mujale. Ma arvan, et võib-olla neil on siin lihtsam elada või kuidagi elamisega hakkama saada kui seal. On sõjad kogu aeg ju omavahel teil seal ja igasugused relvadega tapmised käivad ju. They have not had the option of staying in their country. They have fled persecution and violence, and their lives might be in danger if they go back. And they do not enjoy the possibility to choose to go back if they want to. It's not voluntary, it is something that they have been forced to do. Kriteerium, mis eristab pagulasi migrandist, tavamigrandist, kes tavaliselt liiguvad kas selle jaoks, et jõuda siis paremale elujärjele mõnes muus riigis või siis liiguvad sellepärast, et nende pereliikmed liiguvad teise riiki. Et see vajadus, mis on põhjustatud siis nii-öelda hirmust oma elule või lähedaste elule, on see, mis sunnib siis pagulasi põgenema oma riigist, erinevalt siis migrandist, kes lahkub vabatahtlikult. Kuskil kuni 80. aastat keskpaigani domineeris pigem odava tööjõu sisse toomine, mis oli kahtlemata ettevõtjatele kasulik, riigile perspektiivis võib-olla mitte. Ja kindlasti kõige rohkem olid sellele vastu ametiühingud, kuna see hoidis või surus palgataset alla. Aga peale seda on olnud suund rohkem kvalifitseeritud tööjõule ja hariduskonnale. Mäletame ju, et 40. aastatel põgenesid väga paljud meie ema teised ju ise Vene või Nõukogude Liidu okupatsioonivõimu eest ja kuskil anti neile võimalus elada, kuskil öeldi, et jah, te olete teretulnud ja tänu sellele väga paljud eestlased jäid üldse ellu. Et see oleks nagu üks põhjendus, kui me tõesti mõtleme, et mingid inimesed peavad põgenema oma kodumaalt ja ütleme, et Eesti oleks siis nende see üks võimalik sihtkoht. Põhjendused, mis on seotud sellega, et Eesti on demokraatlik inimõiguse austav riik ja meil on rahvusvahelised kohustused. Ja eriti käib see näiteks kohtade või ütleme inimeste kohta, kes tulevad näiteks riikides, kus koha peal meie enda sõdurid on sees. Ehk näiteks Afganistani põgenike suhtes me peaksime olema eriliselt soosivad just seetõttu, et me oleme võtnud rahvusvahelise kohustuse osaleda missioonis, mille tõttu väga paljud inimesed on seal sattunud siis surmaohtu, nende inimõigusi rikutakse ja seetõttu tegelikult ma näen, et nagu Eesti riigil peaks olema vastutus nende inimeste ees. Riigid, tsiviliseeritud riigid, kes on Genfi konventsiooniga ühinenud, ei ole pagulasküsimuses suveräänsed. Siin on erinevus suhtlemisel immigrandi ja pagulasega väga selgelt olemas. Et riik võib oma immigratsioonipoliitikaga lubada või mitte lubada immigrandil riiki siseneda, aga riik ei saa
keelata varjupaika inimesele, kes varjupaika vajab selles riigis, vastasel korral riik rikub oma enda võetud kohustusi. Selline asi nagu, või selline sõna nagu non-refoulement võib-olla on teile tuttav, kui ei ole, siis üks väga keskne printsiip kogu pagulaspoliitikas, prantsuse keelest tulnud sõna, mis siis tähendab meie keeli ümber pannes tagasisaatmise keeldu, see tähendab riigid, kes on Genfi konventsiooniga ühinenud, on võtnud endale kohustuse, et inimest, keda ohustab tema kodumaal, või kus on oht tema elule, tema vabadusele, kus teda võidakse piinata, kus teda diskrimineeritakse tema kas keelelisel, rassilisel, soolisel, rahvuslikul või ka maailmavaatelistel põhjustel, sinna riiki ei tohi seda inimest tagasi saata. No see on nende inimeste nagu õnnetus, et nad peavad nagu pagulase seisuse valima ja selleks pingutades niimoodi põgenema ära. Aga kas meil neid vaja on? Ma ei ole selle peale mõelnud, miks nad siin on ju palju inimesi. Terve see Eesti ala on läbi ajaloo olnud üks läbikäigu niisugune hoovikene. Ma arvan, et pagulasi võib-olla on igale riigile vaja, kuid seda kindlasti mingi kindla kvoodi alusel või kuidas nüüd öelda, et mingi kindel kogus vastavalt siis rahvastiku arvule, et kindlasti ei saa Eesti võistelda näiteks Soome-Rootsiga pagulaste vastuvõtmisel. See on rahva arv on juba iseenesest suurem, sisekoguprodukt ja kõik muud majanduslikud näitajad täpselt samuti. Aga loomulikult pagulased rikastaksid mingil määral Eesti ühiskonda ning kindlasti nad saavad anda mingi omapoolse panuse Eesti arengusse. I think we all need migrants and migration. It's an increasingly global world, and we want to go to different places and study in or work in other countries, and so do others. Migratsiooni on tänapäeval vaja tegelikult pea kõikidele arenenud riikidele, sellepärast et kõik arenenud riigid seisavad ühiste probleemide eest või samade probleemide ees. Selleks on demograafiline kriis, rahvastik vananeb, sündivus on väike ja mis tähendab seda, et üha rohkem ja rohkem on vaja noori, kes siis tööd teeksid. Ja teine asi on muidugi, mis on probleemiks, on seesama tööjõupuudus. Et väga paljudes liikmesriikides, Euroopa Liidu liikmesriikides on just pigem tööjõupuudus ja seda kvalifitseeritud tööjõu näol. Et seetõttu migratsiooni on vaja, aga eks iga riik peab siis ise defineerima need migrandid, keda neil vaja on. Need müüdid, mida mina olen tabanud käibel olevat, on ikka sellised, kus räägitakse pagulastest ja migrantidest kui ohuelemendist, kes ohustavad meie rahvuskeha, meie majanduslikku heaolu, meie sotsiaalset läbisaamist omavahel ja puutus meie iseseisvust. Ja need vaieldamatult on olulised teemad. Enamik pagulasi on täpselt samamoodi töömigrandid. Et see võib-olla on üks kõige levinum. Samamoodi on väga levinud see, et pagulased tahavad kõik ikka sellistesse heaoluühiskondadesse jõuda. Tegelikkus on aga hoopiski teine, et tegelikkuses siis pagulased on need, kes tavaliselt on seal samas naaberriikides, sest et üldiselt nad ei taha liikuda oma koduriigist väga palju kaugemale ning pagulased on tavaliselt, nad elavad lootusega, et nad saavad mingi hetk tagasi oma kodumaale liikuda. Paratamatus on muidugi see, et väga paljud neist jäävadki
võõrsil elama, sellepärast et see konflikti olukord nende koduriigis ei pruugigi üldse laheneda või see olukord ei pruugi muutuda, mille pärast nad üldse oma koduriigist lahkusid. Aga jällegi nüüd, mis puudutab migrante kõige üldisemas mõistes, siis jällegi seesama müüt kehtib ka siin, et arvatakse, et väga palju migrante või ütleme enamik isegi migrantidest, kes maailmas liiguvad, kõik liiguvad siia Euroopa Liitu. Kõik tahavad väga siia Euroopa Liitu tulla, et taaskord see ei ole absoluutselt tõsi, et kui vaadata, kui palju üldse maailmas on migrante, vist 2009. või 2010. oli hinnanguliselt mingi 89 miljonit, et siis Euroopa Liidus on sellest ikka väga väike osa. People might think that most refugees come to Europe, but actually 80% of the refugees in the world live in developing countries, in the world's poorest countries. Well, first and foremost, a refugee wants to find a place of safety. And I think that is something that is similar no matter which country the person comes to. Võib öelda, et Eesti ei pruugi olla nii tuntud, mistõttu näiteks põgenikud on kuulnud Rootsist ja siis seetõttu soovivad ka pigem taotleda varjupaika Rootsis. Kuigi jah, kindlasti mängib oma osa sellise Eesti mittepopulaarsusel ja siis Rootsi populaarsusel võib olla ka see, et Eestis puuduvad sellised kogukonnad, selliste kõige suuremate varjupaigataotlejate gruppide kogukonnad. Et näiteks kui 2009. aastal kõige rohkem taotles varjupaika Euroopa Liidu liikmesriikides Afganistanist pärit inimesed, et siis Eestis Afganistani kogukonda kui sellist ei ole. Et mistõttu ei pruugita ka siia nii lihtsalt üldse jõuda. Ma arvan, et võib-olla kuskil nii 500 ringis umbes. Eestis on varjupaika kõige rohkem nüüd eelmisel aastal oli väga suur osa oli Kongo kodanikel ja siis Somaalia on tõusudel, samamoodi Afganistani ja Iraagi kodanikud. Kui aga nüüd vaadata näiteks alates 97. aastast ja nüüd käesoleva aastani, siis on vist isegi Venemaa kodanikud jätkuvalt number 1 kohal varjupaiga taotlejate osas. Ilmselt on võrdlemisi raske Aafrika inimesel, araablasel, moslemil sulanduda kristliku kultuuri, Euroopa kultuuri ja ilmaliku maailma. Tegelikult Eesti ja selle slaavi kultuuri erinevused ei ole nii erinevad, kui on Lääne-Euroopa ja näiteks alla moslemi kultuur. Tähendab, kui on tulnud sisse spetsialistid, kes tõesti on head tööinimesed, siis ma arvan, nad ei ole ohus. No, minu arust oleneb, et kus kultuurist nemad tulevad. Kui nad on väga erinevad meist, siis võib ka ohuks olla. Ajalugu on näidanud, et teatud töökohtadel siis võib-olla tõesti eelistatakse inimesi, kes siis kõnelevad mõnda võõrkeelt, eks ole, ja see teatud eelisid võib kindlasti neile luua, aga ma leian, et vähemalt Eesti puhul ei ole see sisseränne küll nagu nii massiline, et see võiks meie riigi kuidagi kukutada või kultuuri hävitada või mis iganes midagi sarnast. I think you can help by being interested in these issues, by being open-minded, by seeing that refugees are like you and me, that they are people, and that they also can bring something into society. Tavalised inimesed meie riigis saaksid pagulaste lõõmumisele kaasa aidata eelkõige kõige tavapärasema suhtlemise kaudu. Et nad ei ole selles mõttes nagu kõige tavalisemad inimesed siis. Et kui me ei võta nende sellist tausta,
nende seda läbi elatud, et siis nad on täpselt samasugused inimesed, kes vajavad täpselt samamoodi enda ümber seda sotsiaalset keskkonda, seda sotsiaalset tuge, mida pakuvad ainult sõbrad, lähedased, tuttavad, töökaaslased ja nii edasi. Et see on võib-olla kõige tähtsam ja see on see, mis lõimib inimest kõige paremini sellesse ühiskonda. Aga samas ma arvan, et võib-olla Eesti rahval on väga palju ka võimalik leida näiteks pagulastega ühiseid teemasid, millest rääkida, et sellised ühised läbielamised ikkagi lähendavad inimesi. Pagulus ei ole kunagi vabatahtlik, see ongi definitsiooni järgi pagulus on sunniviisiline ja see toob kaasa erinevaid probleeme ja need probleemid, mis on väga eksistentsialistlikud, on elu ja surmaga seotud. Need kindlasti kajastuvad ka nende inimeste psüühikas ja nendega võiks olla võib-olla pisut kenam, kui me oleme inimestega, kes on kasvanud üles rahuajal ja kellel ei ole selliseid minevikutonte neid kummitamas. Et ühesõnaga, kui pagulastega, esiteks minu meelest neist võiks rohkem neil suhtes huvi tunda. Teiseks võiks olla selline positiivne, kaasav, püüdlikult kaasav suhtumine, mida me võib-olla kaasmaalastega või rahvuskaaslastega suheldes ei pea nii oluliseks. Siis nende puhul võiks teha väikese erandi ja olla eriti soe. Äkki see aitaks. Kui näiteks siin oleks niisugune hirmus kole aeg, siis me läheksime ka kusagile rettu ju. Ja ma arvan, et kui me ikka abistada saame, siis võiksime küll natukene ikka abistada teisi.